Täna siis vaatame uut iOS-i 5, mis eile välja tuli. Oleme siin saanud ühe telefoni, millel see juhuslikult peal on. Leidsime ühes puubist, jah. Ja siis kõige esimene asi, mis näha on, lockscreenile on pandud siis teavitused eesti keeli. Et siin on näha, et keegi on väga originaalse sisuga meili mulle saatnud. Keegi on kikk ehk siis sõnumi saatnud ja ühes teises rakenduses jälle sõnumi saatnud. Nüüd, kui ma tahan minna näiteks sinna sõnumisse kohe, siis ma võin võtta siit kinni ja libistada ja läheb otse sinna programmi, kus see sõnum on. Nii, nüüd kui ma olen telefoni lahti teinud ja tahan teada, mis teavitused mul olid või mis vahepeal telefoni kasutuse käigus on tulnud, siis sarnaselt Androidile tuleb siit ülevalt libistada alla niisugune riba, kus näitab siis, siin on nagu iOS-i tõlgendus widgetitest. On siin keskel, siin on siis ilmateade antud hetkel, üleval näitab, mis on mu vastamata kõned, millised uued meilid mul on ja nii edasi. Ja loomulikult, kui tahan minna sinna kohta, kus see teavitus tuli, jällegi vajutan peale ja läheb. Nii, siis mis veel on? Siukene asi on, et Twitter on sisse ehitatud kogu operatsioonisüsteemi, ehk siis ta on süsteemi tasandil juba teenus. Nagu te näete siin, kus ülejäänud seaded on Twitter ka. Siit võid oma kasutajatunnuse panna ja siis on Twitter põhimõtteliselt kogu operatsioonisüsteemis sees. Noh, see avaldub näiteks, kui ma tahan veebilehte näiteks jagada Twitteris. Noh, töötab ka või. Siis saab seda otse teha siit väljundikastist. See muidugi võtab natukene aega, sest see on suhteliselt beta toode veel, aga või siis ei juhtu üldse. No, nii ja tuli. Tuli see artikkel nüüd, seal tweetida send ja läheb, et ei pea eraldi rakendust selle jaoks avama. Niimoodi. Mõistlik. Veel, mis on huvitav teenus, on reminderid. Ehk siis, nii, keegi saatis mulle vahepeal sõnumi. Tekib siis üles niimoodi. Ja kui ma peale vajutan, läheb sinna sõnumisse sisse. Kui ei vajuta, siis kaob lihtsalt ära. Ja jääb mul siia, et ma saan seda pärast vaadata. Nüüd reminderid on siuksed huvitavad asjad, et need on nagu to-do list põhimõtteliselt, et mida ma näiteks homme või täna tegema pean. Mis siin huvitavat on see, et ma saan öelda mingisugusele ülesandele näiteks, et kui ma lahkun selles kohas, kus ma praegu olen, et siis teavita mind, et ma pean seda asja tegema. No näiteks, et kui ma, või vastupidi, et kui ma jõuan kuskile, siis ma pean tegema, et kui ma jõuan tööle, siis pean selle meili saatma, kui ma lähen töölt ära, pean sinna helistama ja nii edasi. Ehk siis asukohapõhised teavitused eesti keeli. Nüüd, mis veel huvitavat on kaamerasse saab nüüd kiiresti minna, kui teha topeltklõps home nupul, siis tekib siia alla äkki kaamera ikoon, vajutades sinna, läheb otse kaamerasse. Kusjuures see toimub ka siis, kui sul on see passcode lock peal, ehk siis paroodiga võitsus. Okay. Cool. Nii, ja pilti saab, nagu Androidil on ammu saanud, teha siit füüsilisest nupust, ehk siis helitugevuse reguleerimise nupust. Niimoodi. Okay. Mis on naljakas on see, et kui pildi ära ja vaatad pilti, siis teatavasti iOS 5 on võimalus pilte mingil määral töödelda, siis siit seda teha ei saa. Sa võid minema välja, minema fotode rakendusse, valime oma pildi ja nüüd saad selle töödelda. Ja tööletus on ka muidugi väga piiratud, et siin saab punast silma eemaldada maagiat pildiga, ehk keegi ei tea, mis ta teeb, aga midagi ta teeb, et pilt peaks nägema ilusam välja ja siis saab kroppida pilti. Kroppimise juures muidugi on see huvitav, et saab keerutada pilti igast muid asju teha. Ja siit võib valida ka selle kroppimise suhte, et 4.3 või 3.5 originaal, ruut, mida iganes. Nii. Veel on uudis see, et nüüd ei pea enam iOS seadme omanik omama arvutit. Ehk siis telefoni ja iPadi siis on võimalik aktiveerida ka ilma arvutita. Nagu näha siin on. Ja samamoodi saab software update'i teha ilma arvutita ja arvutiga sünkroniseerida, kui sul on arvuti, ilma arvutita. Et see on iTunes Sync, mis siis sünkroniseerib ilma juhtmeta. Nii, siis on veel, Safarile tulid mõned uuendused ehk veebibrauserile.
põhimõtteliselt Instapaperit on järgi tehtud ja tehtud sükese nagu read later ehk siis saad lisada nimekirja artikleid, mida siis hiljem saad kas oma lauaarvutis või siis mõnes muus seadmes lugeda. Ja iPadil on ka siis tabid tehtud brauserile, mida siis iPhone'il ei pandud. Ja põhimõtteliselt suurematest asjadest on kõik, et funktsioone on veel, aga kõik ei jõua siinkohal üles loetada, need on